Ukraina droonid kavatsevad saabuda 9. mail Moskvas toimuvale võidupüha paraadile, et seal oleks vähemalt mingisugunegi sõjatehnika näha. Sellise avalduse tegi täna Ukraina president Volodõmõr Zelenski. Tema sõnul näitab Ukraina droonide ilmumine 9. mail Punase väljaku kohal kõigile, et venelased ei ole enam nii tugevad kui varem. Lisaks teatas Zelenski, et sel suvel otsustab Vladimir Putin, kas jätkata sõja laiendamist Ukraina vastu või minna diplomaatilisele teele. Seetõttu tuleb teda õigele otsusele suunata. Ja nüüd on Moskvas paanikas järsult tugevdatud turvameetmeid enne 9. mai võidupüha tähistamist Ukraina rünnaku ohu tõttu. Moskva sissepääsudele on juba paigaldatud kontrollpunktid. Kremli juurde on toodud soomustatud valvepostid. Lisaks sellele koondatakse Moskvasse õhutõrjesüsteeme, igale poole paigutatakse snaipreid ja nii edasi. Venemaa Föderatsiooni riigiduumas on nad nii ära ehmunud, et räägivad jälle, nagu nad seda nimetavad, kättemaksulöökidest Ukraina pihta, kui Kiiev otsustab rünnata Moskva võiduparaadi droonidega. Räägimegi nüüd kõigest sellest. Minu nimi on Aleksei Bitši, arutame seda teemat koos. Aga enne kui alustame seda saadet, palun tellige kanal, pange videole like ja jätke oma kommentaar selle video alla. Aga nüüd alustame. Ukraina president Volodõmõr Zelenski ehmatas täna tõsiselt kogu Kremli ära. Esiteks on ta täna Armeenias, kus venelastel oli kunagi mõju ja kus nad poleks kunagi lubanud, et seal viibivad eurooplased. Ja Zelenski sõja haripunktis. Pealegi osaleb Zelenski seal Euroopa poliitilise ühenduse tippkohtumisel. Kohale on tulnud 50 riigijuhid, lisaks Euroopa Liit, NATO peasekretär, külalised Kanadast, Türgist ja nii edasi ja nii edasi. Ja selle peale ei oska Vene propaganda enam kuidagi õigustada selle kiilaka diktaatori Vladimir Putini jõuetust sellise fakti ees. Varem oleks Jerevan kuulunud Venemaa mõjusfääri, aga nüüd ei huvita metsikute venelaste arvamus enam absoluutselt kedagi. Teiseks võivad Ukraina droonid lennata 9. mai paraadile Moskvasse. Sellest teatas täna Volodõmõr Zelenski viibides Jerevanis. Järgneb tsitaat. Venemaa kuulutas välja 9. mai paraadi, kuid sellel paraadil ei ole sõjatehnikat. See oleks esmakordne, kui see tõesti nii on, üle väga pika aja. Ja Ukraina droonid võivad samuti sellel paraadil üle lennata. See näitab, et nad ei ole enam nii tugevad nagu varem. Zelenski sõnul otsustab Venemaa president Vladimir Putin sel suvel, mida edasi teha, kas laiendada sõda Ukraina vastu või minna diplomaatilisele teele. Sellega seoses kutsus Zelenski üles kiilakat diktaatorit diplomaatia suunas survestama, sealhulgas sanktsioonide abil. Tuletan lihtsalt meelde, et Venemaa Föderatsiooni kaitseministeerium teatas varem, et 9. mai võiduparaadil Moskvas ei esitleta esimest korda alates 2007. aastast sõjatehnika kolonni. Venemaa presidendi pressiesindaja Timka Piskov selgitas, et üritus toimub piiratud kujul operatiivse olukorra ja Kiievi poolse terroriohu tõttu. Lisaks sellele kurtis halas ja anus Vladimir Putin vestluses USA presidendi Donald Trumpiga öeldes: Palun Trump, avalda sellele Zelenskile survet. Mul on hirm 9. mail Punasele väljakule minna. Nad ähvardavad, nad ründavad meie territooriumi droonidega. Siis palus ta Trumpile, et viimane kuidagi tagaks 9. maiks vaherahu Ukrainaga. Selle peale ütles Zelenski, et Kiiev soovib pikaajalist relvarahu, mitte lihtsalt mõneks tunniks, ainult selleks, et Moskvas saaks korraldada sõjaväeparaade ja Putinil ei oleks nii hirmus tänavale minna. Edasi toon Zelenski tsitaadi. Meie ettepanek on lõpetada tulevahetus pikaajaliselt, tagada inimestele usaldusväärne turvalisus ja püsiv rahu. Selle nimel ükskõik millises väärikas ja tõhusas vormis. Ja pärast seda märkisid Kremlis, et Vladimir Putin kuulutab ühepoolselt välja konkreetsed kellaajad, millal relvarahu algeb ja lõpeb. Kellaajad. See tähendab veel kord, et Kremlis on lihtsalt, juba mähkmed nii täis sittunud, et nad lihtsalt kardavad, et sel ajal rünnatakse tõesti Moskvad. Samal ajal valmistuvad võimud piirama kogu mobiilsidet. Koos? 5 по 9 maja. Ja kõige naljakam on see, et kunagine võimas Venemaa, mis kavatses 3 päevaga Kiievi vallutada, ei suuda nüüd isegi Moskvat Ukraina droonide eest kaitsta.
3. ja 4. mail registreeriti Venemaa Föderatsiooni pealinna kohal 11 drooni ja üks neist tabas elumaja Mosfilmovskaja tänaval, mis asub 6 kilomeetri kaugusel. Ja seda hoolimata sellest, et Moskvas tugevdati järsult turvameetmeid enne 9. mai võidupüha tähistamist. Linna sissepääsudele on juba paigaldatud kontrollpunktid, Kremli juurde toodud soomustehnika ja kuulipildujatega maasturid. Jõustruktuurid sulgesid samuti sissepääsu Punasele väljakule, kus peaks toimuma paraad ja oodatakse Vladimir Putini esinemist. Muide, seal räägitakse venelastele juba, et tuleb ajalooline pöördumine tühja väljaku ees. Seal on vaid pihutäis okupante, kes marsivad ja kõik. See tähendab, et Kremli müüridel ja hoonetel, sealhulgas Spasski tornil, paigutati võitlejad kuulipildujate ja snaiperpüssidega. Ja ärge unustage, et praegu veetakse kogu Venemaalt süsteeme just Moskvasse, konkreetselt Moskvasse. Воздушной обороны. Tahan märkida, mis on paraadi kohta teada. Paraad algab kohaliku aja järgi kell 10.00. Umbes 20 minutit marsivad väljakul jalgsi Vene häbiväärsete okupantide üksused ja tehnikakolonni asemel näidatakse pealtvaatajatele videot, otseülekannet sõjaväelaste tegevusest SVO tsoonis. Videod. See on Vladimir Putini lemmikteema. Tundub, et paraadi õhuosa jääb alles. Venemaa õhujõudude lennukite ülelend on oodata kell 11.00, 11.30. Oleks päris naljakas, kui sel ajal lendaksid Moskva poole just droonid ja Kreml oleks sunnitud selle paraadi õhuosa ära jätma. Aga Vladimir Putin püüab end praegu kaitsta mitte ainult nende palvetega Donald Trumpile, palun tee nii, et meil oleks Ukrainaga vaherahu paraadi toimumise ajaks. Ja Putin püüab end veel peita ka teiste riikide juhtide taha. Ta üritab. On teada, et väidetavalt saabuvad Moskvasse paraadile Kasahstani president Kassym-Jomart Tokajev ja Slovakkia peaminister Robert Fico. Kuid viimane, see tähendab Fico, on juba teatanud, et ta ei osale Punase väljaku sõjaväeparaadil. Kuulge, häbistage end seal ise. Muidugi lendan Moskvasse, aga end häbistama koos kiilaspäise diktaatoriga Punasele väljakule ma ei lähe. Samal ajal kinnitas oma osalemist ka Valgevene diktaator Aleksandr Lukašenka. Kuidas siis ilma selle häbiplekita. Aga Zelenski avaldus ilmselt teematas Kremli tõsiselt ära, kuid tundub, et nad pole ikka veel aru saanud, et neid enam ei kardeta. Venemaa Riigiduuma kaitsekomisjoni liige Andrei Kolesnik ütles karmilt, teate küll, jalga trampides, et kui Kiiev otsustab rünnata droonidega, siis Vene sõjavägi annab Ukrainale kättemaksulööke. Võiduparaad Moskvas 9. mail. Toon teile selle Andrei Kolesniku tsitaadi ja enne kui ma tsitaadi ette loen, ütlen, et pidage seda meeles. See on Venemaa Riigiduuma kaitsekomisjoni liige, tundub nagu tõsine inimene. Ja nüüd ütleb ta järgmist, tsitaat. Vastus saab olema vältimatu, see saab olema väga tõsine ja mitmekordne. Zelenski on ülbeks läinud, häbematuks muutunud ja juba juhib Euroopa Liitu. Seetõttu peavad Venemaa võimud tõsiselt mõtlema, mida selle tondiga edasi teha. Ma arvan, et seekord ei teeks paha ka ennetav löök nendele kohtadele, kust võivad droonid tulla. Küsimus on selles, kust sina, metsistunud venelane, tead, kust need droonid tulevad. Aga kogu asja mõte on selles, et Kreml ei saa loomulikult Zelenskiga midagi teha. Täna korraldab Zelenski koos eurooplastega Armeenias Euroopa poliitilise ühenduse tippkohtumise. Armeenia on formaalselt endiselt kollektiivse julgeolekulepingu organisatsiooni liige ja riigi territooriumil asub siiani Vene sõjaväebaas. Aga venelased istuvad seal vaikselt nagu hiired, sest nad ei saa tegelikult midagi teha. Siia panen 3 punkti, kirjutage oma arvamus ja järeldused selle saate kommentaaridesse, tellige kanal, vajutage kellukesele ja ärge unustage panna like. Kui soovite toetada selle YouTube'i kanali tööd, saate seda teha mis tahes annetuse või tasulise sponsortellimuse kaudu, kasutades selle video kirjelduses olevaid linke ja andmeid. Sellega on kõik, hoolitsege enda eest, kõike head!